Minu kolmas nõuanne, et edukalt stseeni improviseerida, on konteksti eeldamine. Üldjuhul impro-laval on sul vaid paar tooli, su partner ja kõik muu on kujuteldav. Selleks, et me ei oleks lihtsalt emotsioonitud stseenivaatlejad, vaid karakterid selles hetkes, on hea, kui sa eeldad konteksti. Konteksti all ma pean silmas sellist üldtaustainfot, kes te olete, kus te olete, miks teete seda, mida teete, millal teete. Näiteks mul oli õpilastega stseen, kus esimene alustas stseeni pantomiimist, luges raamatut ja teine ühines. Tema repliik oli, mida sa loed. Ma peatasin selle stseeni, küsisin teise käest, kas sul on konteksti eeldus. Ta ütles, et ei ole. Võtsime hetke ja ta mõtles selle välja. Tegime selle stseeni uuesti. Esimene luges pantomiimis raamatut ja nüüd teine liitus ja kerge sellise frustratsiooni ja vihaga ta ütles, ema, see on minu päevik. Ja see repliik on 100 korda parem kui eelmine, sest repliik, mida sa loed, väljendab endas, mul ei ole ideed, ütle sina midagi. Impro on kohanemise kunst, et kui mina eeldan ühte konteksti, mu partner ilmselt eeldab teist konteksti ja kui tema ütleb välja, näiteks, et me oleme haiglas, kuigi mina arvasin, et me oleme vanglas. Aga kuna tema selle välja ütles, siis ma lähen sellega kaasa. Ma ei hakka temaga vaidlema, et ei, me oleme teises kohas. Ja ma muudan kõik, mida ma pean muutma. Ehk siis kõik, mis välja öeldakse, see jääb paika ja kõik, mida ei ole välja öeldud, seda ma eeldan. Teisisõnu, kasutan, mida saan ja muudan, mida pean. Loodan, et sellest oli abi selleks, et saada veel nippe. Jälgi Ruutu 10 ja näeme varsti.